Toredad on need korrad, kui on võimalik rääkida mudelite uudistest ja lausa sellistest, mis on piltlikult tehase soojad. ABC Motorsi salongides on nüüd võimalik uudistada Renault Arcanat. Kui me tavaliselt räägime siin kas mõnest mudeli uuendusest või mingist sellisest väiksemast modifikatsioonist, siis täna meil on tõesti põhjust nagu rõõmustada selle üle, et meil on Renault mudeli valikus täiesti uus keretüüp, mis seni oli saadaval tegelikult, kui me hakkame mõtlema, siis ainult sellistel Saksa premium brändidel, eks ju, ehk siis kupee linnamaastur. Ja nii palju kui nüüd, ta on nüüd olnud olemas meil siin mingi paar nädalat, kui vaadata seda klientide huvi selle vastu ja neid proovisõidu järjekordi, siis tundub, et on taaskord löödud naelapea pihta, et inimestele väga meeldib. No alati just kui viimaseid aastaid aluseks võttes, siis tootjad armastavad ikkagi rohkem lähtuda praegu sellest keskkonnasäästust ja luuakse ja tuuakse turule pigem elektriautosid, hübriidautosid ja selliseid lahendusi. Millise lahendusega siin selle auto puhul tegemist? No siin on tegelikult lahendus üsna sarnane kõikidel teistele Renault sõiduauto mudelitele, et on olemas siis turbobensiinimootor, võimsused siis 140-160 hobujõudu ja siis kohe peaks jõudma kohale ka hübriid, mis on siis võimsusega 143 hobujõudu. Nii et kõik tootjad peavad vastama nendele keskkonnanõuetele, peavad tegema kõik endast võimalikku, et see CO2 number oleks võimalikult väike, nii et kõik see kaasaegne tehnoloogia on ka siin peal ja nad on tõesti kütusesäästlikud. Kütusekulu siin hübriidil on alla 5 liitri 100-le, VLTP järgi see keskmine. Nii et ma usun, et selle koha pealt on küll kõik viimase peal. Õigesti kuulsite, et diiselmootorid on mängust väljas selle margi puhul. Innovatsioon ja sõidumugavus on sellesse sõidukisse aga sisse kodeeritud. Mis teeb Renault üldse eriliseks, on just need kõik isikupärastamisvõimalused, kõik need seadistused, mida sa autos teha saad. Et kui sa istud sinna sisse, sul on tegelikult võimalus valida 3 sõidurežiimi vahel, sul on võimalus valida 8 meeleoluvalguse värvi vahel, sa saad selle auto kohandada vastavalt enda soovidele. Sa saad muuta armatuurlaua näidikute ploki kujundust, oma keskmise selle suure ekraani kujundust, nii et selles mõttes on Renault alati läinud seda teed, et inimesel peab olema võimalus valida ja võimalikult palju autot isikupärastada ja sama, Arcana puhul sama kehtib tegelikult ka välimuses, et on olemas siis 3 erinevat välimisdisainipaketti, kus sa saad valida näiteks omale erivärvi põhjakaitsed, erivärvi küljeliistud, siin meie taga oleval mudelil näiteks on must katus, mis on lisavarustuses. Varustustasemeid on 3, hakkab peale siis Senist, siis Intense ja lõpuks RS Line, mis on siis selline tuntavalt sportlik versioon, kus on siis suurendatud küljetugedega istmed, must lagi, hästi palju on standardis. Nagu Renault omaselt, et kui sa võtad ka selle kõige odavama versiooni, hinnad algavad siis circa 23 000 eurost, mis sellise suure auto puhul on väga mõistlik hinnatase. Ja tegelikult on tal juba peal siis täisleed esituled, väga paljud juhiabisüsteemid, nii et see, mis sa selle raha eest saad, on tegelikult väga palju. Ja loomulikult on võimalik juurde võtta siis juba ka lisavarustust, seal kuni Bose helisüsteemini ja nii edasi, et seal veel paremini ennast tunda. Mudelite valikus on vaid automaatkastiga sõidukid. Vahest kergem oleks rääkida sellest, mida ei ole. Nagu juba alguses öeldud, on huvi suur. Peab tunnistama, et tegemist on üsna defitsiitse kaubaga, nii et ega kui siin isegi proovisõidule on mõistlik ABC Motorsi kodulehel ennast kirja panna ette, sellepärast, et kui sa lihtsalt salongi jalutad, siis ei pruugi seda autot siin koha peal olla. Aga jah, meil on ka juba ette, võtamegi tellimusi, selles mõttes, et meil on need autod saabumas ja me teame seda varustust, mis neil on tulemas ja inimesed saavadki ette omal neid broneerida. Meie oleme seda sõidukit juba näinud, seega huvi korral tuleb otsida võimalust temaga tutvumiseks.